hommikut! 4. päev, aga 5. etapp. See tähendab, et me tegime ühe päevaga 2 etappi ära. Täna me oleme Jõulumäel. Jõudsime Jõulumäe keskusesse juba eile õhtul. Absoluutselt, eile juba temperatuur näitas vahepeal 20 kraadi. Uskumata aprilli kohta, sellist luksust ma mäleta. See on hetkel kõige soojem temperatuur, mis üldse on olnud kunagi selles maratonisarjade ajaloos, mis me oleme sõitnud. Kohe alustame, meil on Aigar Raja, kes tutvustab meile rada, aga selle kõik Jõulumäe keskuses tulid külla tšehhid ja tšehhid tulnud siia niisama. Nendel on kokkuleppe koostöös Eesti terviseradadega ja nemad teevad võib-olla sellise esimese ametliku bike-pargi ja me teeme selle sõidu seal ära, vaatame, mida siis meie Euroopa naabrid välja mõtlesid, kui kihvt on ja kas on see rahvale mõnus, kohane, saab siis üldse seda sõita ja kasutada. Väga kihvt, et Eestimaal, nii nagu igal pool Euroopas, tulevad omad jalgrattapargid. Minu kõrval seisab Aigar Raja, tema on ka varasemalt seda rada meil tutvustanud ja näidanud. Nii et mida sa oskad tänasest päevast rääkida, mis siis meil edasi ootab? Lähme nii nagu eelmine aastagi oli, et algul vasakule ehk sinna Ikla poole, metsaalune peaks kuiv olema. Lund leidub siin veel Jõulumäe keskuses. Lähme ikka nagu tavaks on saanud sinna taha luidetele, juurikalised laskumised, tõusud. Kui aega saab, lähme vaatame sinna laudtee peale, mis maratonil sees pole, et lihtsalt oleks ilus. Tagasi tulles siis Uulupoolne ots, seal tõuse asju pole, lihtsalt siuke kergem pool. Ja praegu ehitavad siin tšehhid ka siukest väikest looduslikku pumptracki MTB rada, et kindlasti testime ka selle ära, et saab olema kena päev, päikest ja sooja jagub. Jõulumäe maratoni kõige kaugemasse punkti, selle ilusa vaatetorni juurde ja raja peal, see on üks raske koht. Siin on sellised mogurid ja üles-alla sõitmised. Nii nagu ma varasemalt rääkisin, kevad on olnud väga kuiv, seega jäävad olma. Aga ei, väga põnev. Rahvas üritab võtta tõusu. Kelle kilgi tuleb välja. Katse number 2. Aga naba peal on tuul. Isegi natuke jahe, metsas on väga soe. Jõulumäe on kõige raskema tõusuga. Ta on küll sõidetav, olen näinud. Ratturid on siin üles sõitnud. Võib-olla esimese otsa jaoks ei ole nii keeruline. Aga ei ole võib-olla nii kiire. Nii et joostes või sõites te saate enam-vähem sama kiiresti ülesse. Rattasõit on stiil. Nii, kohe hakkab täis saama 30 kilomeetrit ja meil on tehtud esimene suur Jõulumäe maratoni paun. Kohe tuleme jõulukeskusest läbi ja siis on see lõpu 10 kilomeetri paun. Siis on finiš ka. Väga salakaua rada. Alustad, kõik on hästi ja lõpetad, oled väsinud. Nii, mina jõudsin Jõulumäe keskusesse. Teised läksid paunakast tegema. Aga vaatame, mida siis 5 päevaga kohalikud tšehhid on siin kokku ehitunud. Selline siin veel täpselt ei saa aru, aga kusagil ta siit läheb. Aha, leidsin otsa üles. Pidi olema selline mõnusalt looklev rada ja ei ole midagi keerulist. All on tehtud paekivist selline betoonisegu, et rada ei laguneks ära, et ei sõidetaks seda katki. Ja siin ta on.
noortele ratturites oleks väga hea harjutamiseks. Eriti suurt kunsti siin vaja ei ole ja mägisemad maad Euroopas on selliseid jalgrattaparke, noh, mitte täis, aga ikka palju. Seega inimesed väga harrastavad seda rattasõitu. No nii, Tom tuli siis Jõulumäe maratoni etapilt, sõitis Scottiga RC 900 Eesti jalgratas elektroonilise käiguvahetega. Noh, mis sa siis oskad selle kohta kommenteerida? Sinu jalgratas on ka väga hea, aga selle isendi kohta on sul paar sõna midagi öelda? Jaa, no sellise elektroonilise vahetajaga üleüldse, nii kas siis maanteerattal või maastikurattal ma sõitsin esimest korda ja noh, see on muidugi mugav. Et ütleme, esimese sõidu kohta isegi liiga mugav, et siin olid mõned sellised järsud tõusud, kus ma olen harjunud nagu sõrmega otsima ja ragistama, siis siin tegelikult asi käib palju sujuvamalt, et peab natuke hellemalt nagu ümber käima selle tehnikaga ja muidu ka jookseb väga hästi sellise lenksusüsteemiga, kus süsteem on ühes tükis, ma esimest korda ka sõidan, et ka jätab väga sümpaatse mulje. Hea kerge, mõnus kompaktne, väga lahe ratas. No nii, kutid tulid tagasi, teevad lahti meie hea toetaja A. Le Coq'i purgi, kus on sportlaste 0 on peal. Mis me siis oskame öelda siis tänase sõidu kohta? Oli ta natukene erinev varasematest etappidest, on siis midagi juurde nagu mõeldud või siis Viljar on mingi nagu oma kommentaar selle kohta nagu? Oh, see või? See ei olegi 0-ga või? Sa ei sobi meie seltskonda? No, ma saan aru, et rada tolmas täpselt nii, nagu ta tolmab suvel. Ja rattad on teist päeva meil väga puhtad, see on ju väga tore. Need rabalõigud seal taga olid kuivad, mis ma arvasin, et on märjad, et seal oli täitsa uskumatult psühke. Sõidetav. Aprillikuus oli seal kuiv, tavaliselt on augustis. No selge, 5. etapp on tehtud, tore päev on möödas ja no ikka, homme uuesti ja Elvas.